Selleks, et teada saada, mis maailmas juhtunud on, sel ajal, kui sina oma tavatööd teed, paneb TV3 uudistetiim õhtuks kokku kiire, asjaliku ja usaldusväärse ülevaate uudistest, millega on oluline kursis olla. Ja üha tummisemaks need muutuvad, sest TV3 uudiste toimetusega liitus eelmisel aastal üks oma ala tipptegijatest. Sisseelamine läinud, ma arvan, päris okeilt. Ma ikkagi algul olin närvis ja teadmatuses, kuhu ma tulen, aga lõppkokkuvõttes on olnud väga huvitav juba kasvõi sellepärast, et noored tõmbavad alati käima, sest ma ikkagi tunnen juba seda vanuse vahet, kuigi ise võib-olla ei taha tunnistada. Tundub, et on selline mõnus ja sõbralik koht. Hea meel on tõdeda, et Tarmo on tagasi jõudnud oma kodukanalisse, kus ta kunagi ka alustas. Esimest korda saatis prints Philippe tema kunilikku kõrgust 53 aastat tagasi, 1953. aastal oma riigivisiidil. Niipidi. Ega uudised ja selle tegemine ei muutu ajas väga palju. Võib-olla, et kui varem seda online'i poolt nii palju ei olnud, siis nüüd on seda alati igal pool rohkem ja võib-olla selle poolest, et on kiiremaks läinud uudiste tegemise tempo, aga sisu on sama. TV3 uudiste ankru tööpäev on suht tihe, sa ikkagi tuuled pisut hiljem kohale kui üldkoosolek või hommikune koosolek. Mulle meeldib kaasa mõelda lugude tegemisele ja teinekord tahaks võib-olla isegi rohkem midagi öelda, aga ma saan aru, et see on juba jällegi päevatoimetaja roll, mis on mu nii-öelda kõrvalroll, sest ma aeg-ajalt teen päevatoimetamist ja siis lasta ennast lahti, et usalda nüüd seda kolleegi, las tema teeb ja mina olen puhtalt see, kes toob selle töö, mis on päeva jooksul tehtud ekraanile või vahendan seda, vist on parem isegi õigem öelda, et saame hakkama. Tänaseks tunneb Tarmo end kindlalt, kuid algus oli konarlik, nagu tavaliselt. Tere õhtust, on kolmapäev, 30. oktoober, see tähendab, et nüüd hakkavad 7 uudised, TV3 7 uudised teile uudiseid edastama. See oli üks mu suurimaid hirme, et ma teen sellise vea. Õnneks sai see kohe alguses ära tehtud, nüüd on rahu majas. Kui juhtub, juhtub, et nüüd ma tean, et mis seal ikka vahel kargab mingisugune ajaloo karv kuskilt välja, et peab saama justkui öeldud, kuigi tegelikult võib-olla vaja ei ole. Ja kuigi tundub, et uudisteankrud justkui elavadki ekraani sees, siis jagub ka neil õnneks aega hobideks. Liisale meeldib reisida, Liina armastab teatris käia ja Marek aerutab lakkamatult. Tarmo avastas enda jaoks aga hiljuti rattasõidu. Rattaga sõita mulle alati meeldinud ja paar aastat tagasi, ütleme siis, nii sai ühe kolleegiga juttu aetud, tema on vähe profim, vähe suurem sõitja, siis küsisin, et kas minusugune pühapäevasõitja ka sobib. Ta ütles, et jah, miks mitte. Ja ma siis läksin ka maastikurattaga sinna 48 kilomeetrit proovima. Sain hakkama, erilist trenni ei teinud. Proovin veel. Uudised ei ole sprint, vaid maraton ja TV3 uudistetiimil võhma jagub. Aitäh, et vaatasite, kohtumise kuulmiseni ja püsige ikka sõbralikud.